Mõtlesin, et pole ammu videot teinud. Aga midagi toredat siin ei ole, ühesõnaga ripslane möllab täiega. Ma arvan, et see on isegi keegi teine tegelane muideks. Keegi segab mind. No, niimoodi juhtub nendega. No, siin on need väiksed küll küljes, aga no ilmselt need ka mingi hetk suravad ära. Aga no ma praegu kogu aeg käin hullult kastan neid siin veega ja noh, näha on vaata paprika või see pipardel on ka midagi viga, sest see on ka kõik täiesti kollane. Mul on julmalt kõik lehed ära võetud, sellepärast nad näevad siuksed rääpakad välja. Tagumised on vaata rohkem noh, nagu hilisemad vaata taimed, siis need pole nii suure kahjustuse. Paadi putukas. Noh, kõik on siuksed imelikud. Ilmselt see on siit paprika teema juba. Aga okei, räägime tomatitest. Need on võib-olla vähe rõõmsam teema. Noh, keegi segab mind kogu aeg. See on mingi parm. Natuke ikka, midagi on siin külles. No Hiiumaa rohelised muidugi see vars on jälle siukene jäme, et ma praegu vaatan, et siin hakkab isegi mingi see Poseidon värvi muutma. Peale lehed, et kollaseks lähevad piprad ka teist värvi. Siin tundub ka päris mingi purakas, ma ei tea, muidugi of course ma ei tea, mis sort see on. Aga 3 tükki vist pidid Hiiumaad olema, nagu ma mäletaks. See peaks olema see hurmaa. Oi. Hakkame värvi muutma. Need tundub, et on madalama kasvuga, vaata, nagu tippu polegi. Lõpetas ära lihtsalt. Oi, ma nii halvasti filmin. Lihtsalt lõpetas nagu kobaraga ära või kuidas seda nii öeldakse. Ma peaks seda... Ma praegu ei saa tugevdada seda, sest ta toetab siis siia seina vastu. Aga ma vaatan ka, mul on osadel ikkagi viskab ka õied maha, kus ma saan sulle näidata, näiteks siin näed. Lihtsalt. Ma mingi üleeile nägin, et hakkab värvi muutma ja lihtsalt nii kui värvi hakkab muutma, siis lihtsalt nagu nii kiiresti. Tolstoi. See aasta on, ma ei tea mitu kobarat, siis on 1, 2, 3, 4 või. Noh, siin ka tipp tundub, et kukub ära. Siin on ka veel mingisugused. No ikka kõigil, vaata, pealmised on, kukuvad ära. Kõige ülemised need. Muidugi pärast siin on üks jäänud nagu valesse ritta. Peaks seda natuke tõstma. Aga need veel ei muuda siin värvi. See peaks olema see kollane queen. Okei, siin on võps. Ma pean kaugemalt selle filmimist. No keskmine rida on see sherrid. Need panevad et nii, et juba kõveras ots. Ma ei tea, mis hetkel peaks nagu ära võtma selle. Või ei tea, kas kannatab painata. Täpselt õied on valesse kohta läinud, et lasta seda. Aga muidu need on päris lopsakad, ma arvaks. Ja juba täitsa punased. Peaks 3 taime olema vist seda, kui ma ei eksi. Kuigi praegu ma olen 2, aga noh, ilmselt võib-olla midagi segamini läinud mullegi sortidega. Aga juba, ma saan ka tegelikult on vaja ära võtta. See peaks ka kõik need tumedad sherrid olema.
siin on, mulle tundub, et mingisugune väga suur pea, mida ma olen siia võpsa kuhugi. Ma peaks üldse hakkama neid harvendama, näed siin. Mis see oli, mingi Gold Crown äkki, kui ma ei eksi. Ma praegu peast ei mäleta. Aga ka pikad need kobarad, kollased. Aga mulle maitse ei olnud nii meeldiv. Ma vist esimesi siin mingi päev maitsesin. Ma olen pigem nagu süka magusa tomati armastaja, siis see nagu ei olnud minu meelest väga magusa maitsega. No näed, viimased need kurgid, mis siin veel enam-vähem kasvavad, ma ei tea. Et ma loodan, et kui ma selle veega nüüd siin möllan, et siis äkki see natuke pidurdab neid, et niimoodi isegi ei näe. Et äkki see nii palju pidurdab, et ma ikkagi saaks mingit saaki. Nagu sa näed, mul on siin mingi võps, ma pean need ära korjama. Eelmised vaata saatsin Triinu jänestele need ülekasvanud kapsad, need raisku ei lähe midagi. Nüüd ma peaks ka välja tirima siit, no ei teki sükst hetke, et okei, ma näitan siit poolt ära. Nii, siin on mul väga võpsas see basiilik, aga ta nii ilusti õitseb. Mulle eriti meeldib selle tumeda, vaat selle lillal on hästi ilusad õied ja need. Ja siin oli mul 3 tükki, mis ma need kõige rohkem nagu ootan. Need on nii ägedad. Ja jumala täis on ka ikkagi päris palju, on sellel küll küljes. See on mingisugune mingi veidrik, mingi auguga. Aga noh, need peaks olema need lihatomatid ka, nii et kui ma natuke vajutan, hakkab vist pehmemaks minema, kui nad on täitsa rohelised. Aga ma ei mäleta, ma peaks vaatama, kas see oli mingi hilisem sort ka või ei olnud. Siin ka ikka mõni leht on nagu selline veidrik, et näe, siin on ka jälle vaata ära kukkunud. Viimased need õied on kõik on nagu kukkunud võtta ära. Ei tea, millest see on. Õnneks liiga vähe neid nagu siin ei ole, et äkki ei ole nagu hullu. Okei, lähen siit siis. Nii, neid serrisid ma sulle näitasin. Siin on mingi selline. See on selline nagu ploomtomati suurune minu meelest oli ja see peaks olema kui ma õigesti mäletan, siis kollast värvi ja see säbru jääb nagu tume siia. Nii, ma kohe lähen siit hullust padrikust läbi ja siis ma näitan sulle seda sinu mallekest, näed, see on sinu malle. See on see ei ole kõige alumine on siin on vist 3 tomatit. Ja siis järgmine on see päris suur kobar isegi. Mind just huvitas see, et ma tean, et seda mallet hullult soovitatakse. Siin üleval on muidu veel mingid õied, ma ei tea, kas nüüd sealt tuleb midagi. Et ma mõtlen, see malle on ka suht populaarne see sort, et mind kohe täitsa huvitas, et missugune see vili sinna külge tuleb, et võib-olla on väga hea sort, et hakata järgmistel aastatel ise ka kasvatama seda. Siin on mu paprikad, mis ei ole midagi. Nii. Ma lähen teisele poole. Hakkavad värvi muutma vaikselt. Siin on ka vaja natuke tugevamaks. Mingi ketika oleks võib-olla hea siia panna hoopis. Pean mõtlema. Mul on siuke tunne, et see tahaks ära tulla. Ma just mõtlesin, et mul on selline tunne, et see tahab ära tulla ja siis ta tuli mulle lihtsalt pihku. Peaaegu ei katsunudki. Okei, aga huvitav on see, et ta on nagu osaliselt roheline, aga see roheline osa on jumala pehme. Okei. Saan pärast siia vahele pista. Missugune ta seest on. Siin kuidagi ühe oksaga hoiab siin. Aga ma sellele jätsin ka siin nagu 2 seda vart.
mõtlesin, et las ta siis kannab rohkem äkki. Noh, siis praegu ma ei oska rohkem midagi siit näidata. Selline kurb saatus on mu paprikatega või nende pipardega ja kurgid on sellised väga kahtlased. Võtan oma lilli ka. Vits rohimata on ka, aga mul on aster jumala lahti. Nagu sa näed, umbrahuga koostmisega nüüd. Füüsal. Siin ei ole, noh, ma ei tea, mismoodi see füüsal kasvab, aga siin mingid õisi, aga midagi küljes ei ole just. Ma pean näitama seda. Ilus. Vaikselt maasikaid ka tuleb. Siin ma käisin just ragistamas, ma võtsin natuke lehti vähemaks. Üks on mingi imelik, siin ma peaks selle ära võtma. See juba jälle järjekordselt tulevad ise ära. Selle juba see mingi tipp läks imelikuks. No ühte seda suvikõrvitsat ma juba sulle näitasin. Hakkab veel tulema, seal paistab ja siin paistab ja siin niisugused väikseid veel oli. Potissonid ka on juba valmivad siin ja seal on päris mitu tükki, ma vaatasin. Ma panen sulle tomati käest ära. Siin mul on ju need 3 kurgitaime, ma natukene kakkusin neid rohkem välja siit. Ja mis mul üle jäid. Ehk nendega on nagu okei, et saab võib-olla siitki mõne selle kurgi veel. Aga siit tulevad mu nummikad need kõrvitsad. Vaatad väga tõst. Need on 2 kõige suuremad, mis ma vaatasin. Aga siit paistab 2. Väiksed lillekesed on ka siin, nagu sa näed. Ma eriti ei pääse siia, sellepärast, et siin on mul mingi hull lehepadrik. Ilmselt siit võib hiljem mingeid üllatusi tulla. Ilus. Selles suhtes üllatusi, et siin sees võib pärast mingit hullut kõrvitseid olla, kuhu ma ei pääse. Nüüd siin ka mingi lõps. Just mõtlesin, et äkki neid ikka nii palju siia ei tule. Siis ma ei jõua ainult kõrvitsad ka süüa. Vot, sellised lood. Võps. No see on ainuke asi, mis praegu tundub, et on kasvab nii, et ma pean siin vahepeal vaatama, et aiast välja ei lähe. Siis ma veel sätin neid siin vahepeal. No nii. Kassitapp on mul nagu igal pool. Ma pean hakkama neid ära tirima, enne kui nad sind üles poovad kikkasid. Lõpuks ma ootan kogu aeg, et tuleks see õis. Hakkab vaikselt tulema. Vars on muidugi siuke jäme. Mingid madalamad. Aga ma vist olen juba eelmises videos seda rääkinud ka. Tundub, et hakkavad siin mul on see taga need, mis see nüüd oli, mingi uba, lilluba, Ernes ei olnud, see oli mingi uba, ma ei tea, kuidas see nimi on. Siis hakkavad mul ju lahti tulema need. Mulle tundub, et need on mega igava õiega, ma ei tea. Ma pean pärast siit võpsast tagant välja otsima, mis sordid need olid, vaata mul olid sinna pandud. Aga varsti hakkavad lahti tulema. See oli siukese punase õiega. Ma ei tea, äkki ma üks hetk jõuan lõpuks siia ka, mul on vaja sealt rukolad välja tirida, herned välja tirida, porgandid oleks vaja arvendada. Ühesõnaga, siin on suht kole värk.
aga äkki üks päev ma jõuan. Siin on tänane upgrade. Ma sain oma need viinamarjad kätte. Ma tellisin Maarahvapoest. Siin ütleb kasvuhoonasort, aga ma tean, et ma juba olen eelnevalt uurinud, et inimesed on seda väljas ka kasvatanud. Eks esimesed aastad tahab niikuinii mingit katet saada. Teine on selline, aga see lähebki hiljem, siukseks hästi tumepunased lehed, ma lugesin selle kohta. Teine on selline tume. Kus see sordi nimi oli? Siin all, võt see oli mingi kloori. Ja siis panin siia. Margo äkki üks päev teeb selle ääre ka sellest. Mul on juba kõik on värvitud ja tehtud. Pean enda ploomi mingid toed panema alla, enne kui see alla ära murduvad. Siin on nagu natuke napustis ja värk. Aga küll ütles, et ta ei kujutanud ette, et see ploom tuleb nii täis, et oleks seda teadnud, et siis oleks juba teisiti lõikanud. Aga seal ka osad nagu mingi hallitavad siin või hallitavad, mädanevad. No ei saa üldse filmida, ainult parmud. Vaarikad hakkavad ka vaikselt juba ära siit lõppama. Margo enne käis just korjamas siin lillile. Esimene õunapuu juba annab meile veits õunu siin. Maast kui korjasime, siis oli päris hea maitsega juba need. Täitsa lõpp need parmud. Ega need lilled hakkavad ka juba suhteliselt rääbakaks. Kogu aeg väetan ja möllan küll nendega. Mina ei tea. Hakkab suvi läbi saama juba. Esimene õis. Vaikselt tuleb lahti. Mõtleb kõik on veel õisi, aga nad on ju suhteliselt poledad juba. See on vist kõige normaalsem ampel praegu või üldse pott. See juba paneb järgmist ringi. No, nii on. Tšau siis praeguseks. Pup, pup.